Meeldivat nädalavahetust meie kõikidele fännidele. Siin on natukene päkapikkudele poolt toodud huvitavat mängunänni. Hakkame vaatama kiiresti siis üle, mis meil siis on. X-Wingi miniatuurimäng, esimene nii-öelda koorsett. Civilizationist tuli just uus ja lihtsustatud versioon välja. Uus Ticket to Ride Prantsusmaa. Kellelgi teisel veel ei ole. Small Worldi Sky Islands, uus alliance Small Worldile. Through the Desert, läbi kõrbe, äge karavanide ja asjadega seiklusmäng. Risk Legacy, Legacy mängude üks isadest. Through the Ages, the new story of civilization. Kuidas tsivilisatsiooni aretada. Otis, sukelduge maa alla, vee alla ja leidke varandus. Fallout, Bethesda arvutimängu põhjal tehtud väga vinge asi. Soovitan. Ticket to Ride Nordic, teate seal kaardi peal on ka Tallinn. Mombasa, Afrika, La Granja, Tomb of Annihilation, veel natukene läbi kõrbe Through the Desert ja X-Wingi TIE Phantom. Manchester of Madnessi uus alliance Streets of Arkham, Pikachu tassikene, väga kvaliteetne ja hea asi. Bastion, mõnus seiklusmäng. Descendi põhimäng, taas laos. Otsitud Saif, lihtne Seven Wonders. Äge Smile, kihvt Pikachu. Orliini seiklus. Energy Empire, Legacy of Dragonholdi RPG ehk siis rollikas, palju seiklusi ja äge. Arkham Horrori kaardimäng on ikka olemas. Catan, issand, Catanil on vist 5 või 6 laiendit sellel juba, nii et tulge kaema. Top 100, PGG Top 100 mäng Kailus. Veel üks Pikachu, Veil of Magic, Keyfloweri Merchants, Between Two Cities Capitals, Sci-Fi Board Game'i Extension, Sci-Fi mündid, metallist mündid, Sci-Fi väga realistlikud ressursikaardid, Codenames'i ingliskeelne versioon, taas on trükitud maadekaarte juurde, Seven Wondersi duell, üks parimatest 2 mängija mängudest, vist paremuselt teine, Game of Thrones'i ja House of Thorns'i laiend ja taas Pikachu. Nii et ma arvan, et siin peaks olema igale päkapikule ja ka mõnele jõuluvanale kindlasti midagi. Nii et homme avame juba kella 11. Tulge kaema.